Maantemuuseumis tõsteti eelmisel nädalal 3 päeva jooksul tühjaks lammutamisele minev masinahall ning pukseeriti eemale 10 tonne kaaluvaid sõidukeid, et teha ruumi uue masinahalli ehitusele. See, mis me praegu paari päeva jooksul teeme, on tegelikult üks röögatu väljakutse. 3 päeva jooksul me veame enam kui 300-400 tonni masinaid ühest kohast teise. Et viimane kord, kui siin muuseumis nii palju masinaid on liigutatud, oli enam kui 10 aastat tagasi. Praegune 1000 ruutmeetri suurune masinahall võetakse juba septembri alguses maha ning selle asemele rajatavas suuremas hallis avatakse järgmise aasta lõpus uus autoajastu näitus. Septembri alguses võtame masinahalli ehk siis senise 1000 ruutmeetrise avatud hoidla maha ja hakkame ehitama uut autoajastu näituse pinda, mis on 500 ruutmeetrit suurem, mille keskel on ka köetav pind, seni ei ole olnud. Ja aasta pärast, natuke rohkem kui aasta pärast avame siin uue autoajastu näituse, mis koosneb 3 osast, 20. sajandi autoajastu algus, ehk siis kuidas on saanud autost kui luksusesemest igapäeva tarbeese, siis meie teemasinate väljapanek, teeehitusmasinate väljapanek ja siis liikluskasvatuskeskus, kus me räägime ka liiklusohutusest, räägime sellest, kuidas 21. sajandil ehitatakse teid, kui turvalised nad on. Aga tegu on siis päris pika projektiga, raha EAS-ilt saime juba eelmisel aastal, tegu on 2-miljonilise projektiga ehk siis päris suure investeeringuga siia Maantemuuseumisse ja praegu olemegi jõudnud sinnamaale, et ehitajaga on leping sõlmimisel, kohe saame valmis ka täpsema näituse kontseptsiooni ja siis olemegi valmis seda kõike tegema. Uus näitusepind võimaldab senisest paremini eksponeerida Varbusel asuvat Euroopa suurimat maanteeehitusmasinate kollektsiooni ning esile tõsta ka Eesti tee-ehituses silma paistnud inimesi. Uus näitus annab meile parema võimaluse presenteerida siis meie tee-ehitusmasinaid, et meil on ju Euroopa kõige suurem ja vägevam siis tee-ehitusmasinate kollektsioon. Me julgeme seda öelda, et Euroopa kõige suurem, sest et ka teistes maantemuuseumides nii vägevat kogu ei ole. Ja me saame seal eraldi tulevikus välja tuua, mis puudutab nüüd tee-ehitust, saame eraldi välja tuua Eesti kuulsaid tee-ehitusmasinate insenere, ka neid on meil näiteks Arnold Vollberg, kes siis on päris kõvasti uuendanud tee-ehitusmasinaid üleüldse läbi ajaloo ja kelle nime me väga ei tea ja ka teisi insenere. Küll aga just Eesti jaoks on oluline aeg see, et tee-ehitus ju lükkus lahti tegelikult pärast 60-ndaid, aga autostumine, mis sai Eestis alguse 90-ndatel, siis kui piirid läksid vabaks, kui hakati Saksamaalt masinaid tooma ja nii edasi, see on pannud meie teedele, teekoormusele hästi suuri väljakutseid peale.